Anthony Jeselnik, Theo One, neid tüüpe on lihtsalt, mine loe lolliks ennast nagu. No Tom Segura, issand jumal, no väga haige koomik. No väga hästi läbib kildu. Et nagu pigem on nagu top 30, vaata, mitte top 3. Ja kui sa kuulad nagu neid erinevaid koomikuid, ma viimasel ajal nagu, näiteks üleeile tegin Bert Kreischer'i mingi uue asja lahti. Seni nii kaua, põhimõtteliselt nii kaua vaatasin, kui ta tõmbas endal nööbid katki, on ju, nagu ikka. Tõmbas kõhu välja. Tõmbas kõhu välja ja siis see oli jälle, vaata, iga inimene on erinev. Ja siis ma kuulan esimesed 2 lauset ja siis ma nagu, ja enam ei vaadanud. Kusjuures neid, ma räägin, et ma ei ole nagu mingi tohutult, kõikide nende nimedega ei ole tuttav, keda sa mainid, aga ikkagi olen vaadanud ja siis, kui sa hakkad koomiku seda specialit või seda tundi vaatama, siis tihti ongi niimoodi, et sa saad ülikiiresti saad aru, kas sa viitsid selle inimese nalju vaadata või ei viitsi. Saadki muidugi loomulikult. Esimeste nagu minutitega, on ju. Jep, üks tüüp, nagu, kes on mul kindlasti siuke low-key, üldse kõige lemmikum nagu haige vend maailmas on Ricky Gervais. See tüüp on lihtsalt nagu kui sa teda kuuled, siis tema tundub nagu minu jaoks olevat üks väga nagu erinev teistest. Ta on ikka nagu, ta perekonnimi peaks olema sarkasm. See vend on nii pro. Et jah, neid koomikuid on lihtsalt meeletult palju ja näiteks Eddie Murphy on ju. No mulle ütles, ma arvan, mingi 10 kohalikku koomikut on ju, et mine tšekka Eddie Murphy nagu vanu specialeid, naerad endal ribid pooleks umbes siuke tekst. Täpselt sama lugu, 3 lauset, aga filmis mees näitab on ju, palun väga 10 tundi järjest vaadata, vend on, aga lihtsalt kuulsin esimest korda ka nendel aastatel, kui tema hakkas tegema mingi Tilli ja Pepu nalju on ju. Et kui sa, minul näiteks see Tilli ja Pepu see teema on nagu, cut out, ma ei ole vist ühtegi korda teinud elus, ühtegi siukest nalja vaata. Et võib-olla ma selle pärast juba ei osanud nagu kuulata seda või ei osanud samastuda või siis oli minu jaoks ikkagi Eddie Murphy enne seda, kui ma sain teada tema mingisugustest vanadest specialitest, oli minu jaoks full pro rank näitleja, vaata. Ja neid asju, mis mõjutavad nagu inimeste arvamusi on ka väga palju, vaata. Jah, see on ju see, et põhimõtteliselt kui kõik panevad alati mingisuguse hinnangu inimesele peale, et nii kui on natuke tuntud inimene, ütleme, kui ma lähen siit koju, ma räägin kellelegi, et Tigran käis mul saates, esimene lause, mis tuleb kellegi käest, et Tigran, ta ei meeldi mulle. Või siis vastupidi, et ja loomulikult see on kuigi need inimesed absoluutselt mitte muffigi ei tea, teavad seda, mida avalikult sinust on teada, et siis kõigil on mingi arvamus ja paratamatult see nii hullult mõjutab. Et näiteks minu üks vaieldamatu, ma arvan, et top 1 on mul Patrice O'Neill, kes minus lihtsalt tekitab sellise, et ma tõesti naeran kõva häälega. Pole mitte kordagi seda nime isegi kuulnud. Ei ole või? See tohutu legend. No vaata, see ongi nagu see koht, kus ma ütlesin, et neid vendi on nii palju. Ja seda küll, jah. Okei, mis asi? Patrice O'Neill. Ma mäletan siukest venda nagu Shaquille O'Neal. Jah. Saada mulle pärast see nimi, sest mul on üks prossa akut ja ma tahan siit kuidagi ära saada. ta on hull legend, suri veel ära diabeeti mingi 40-aastaselt, aga selline hästi toores vend, kes mingi terve elu vist ei tahtnud kuidagi maha ennast müüa ja siis tegigi siukest suht otse nalja. No George Carlinit mäletada. Jah. Tema on ka nagu mul selle Ricky Gervaisi nagu selles nagu cruise, selle lemmikute poolest, et nagu... Vot sealt kunagi sai George Carlin ja siis kes oli see teine vend, kes rääkis hästi palju psühhedeelikumidest ja tegi suitsu laval ja oli mulletiga. Oot, Bill Hick või? Ja, vot... See oli julmalt kõva tüüp. Sander Õigus tutvustas mulle seda kunagi, siis ma vaatasin, see on väga kõva. Ja tal oli täpselt, et ta oli kuidagi nagu aru saada, et ülitark, aga ta ikkagi oskas nalja teha niimoodi, et sa hakkad naerma, mitte mingi intellektuaalne tohutu ilus jutt. Eesti esu.